Tervist! Fookuses saade eetris ja teisel pool Fookuses saate lauda on Veiko Vihuri. Tere Veiko! Tere Markus! Läti kiitis heaks Istanbuli konventsioonist lahkumise, täpsemalt siis Läti Seim, Läti parlament. Ja täna räägime Istanbuli konventsioonist ja sellest lätlaste julgest otsusest, sellest sooideoloogiat kehtestavast konventsioonist lahkumise teemal me siis täna vestleme. See otsus on loomulikult liberalistide paraja kriitika osaks saanud ja loomulikult ka meie enda kodumaine seltskond on asunud seda kommenteerima. Kommenteerib nii Riigikogu kõige noorem ja kõige progressivistlikum liige Hanah Lahe, öeldes, et Istanbuli konventsiooni kuulumine on Euroopa väärtusruumi küsimus, ei vähemat ega rohkemat. Ja loomulikult meie peaminister Kristen Michal on täpselt samamoodi kritiseerinud siis sellist lätlaste ja Läti parlamendi otsust. Nimelt ütles Michal seda, et umbluu ja väljamõeldiste najal üritatakse halvustada naiste vastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ning tõkestamise konventsiooni. Kõva ja vale jutuga rääkida üle neist, kelle hääl on isikliku läbielamise tõttu vaikne. Selline retooriline kalambuur siis meie peaministrilt Kristen Michalilt. No meie kindlasti nüüd siis nii kõva häälega kui ka vaikse häälega, kuidas iganes seda konventsiooni siin kritiseerime ja võtame selle tule alla ja loomulikult esiteks kindlasti õnnitleme Läti parlamenti selle täiesti julge, enneolematult hea otsuse eest, mille lätlased vastu võtsid. Müts maha. Ja teeme ka šampused lahti. Absoluutselt, miks mitte. Et lätlastelt suurepärane otsus konventsiooni vastu, mis tegelikult on oma olemuselt ei mitte midagi muu kui puhas revolutsiooniline tekst. Absoluutselt, jaa. See on eesti keeles olemas. Tavaliselt inimesed ei viitsi lugeda selliseid juriidilisi rahvusvahelisi leppeid, aga kui te otsite kas või sama märksõnaga Istanbuli konventsioon, tal on muidugi pikem nimetus naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise tõkestamise Euroopa Nõukogu konventsioon. Selle leiab üles Riigi Teatajast ja igaüks saab vaadata, mis seal kirjas on. Aga selle konventsiooni puhul tuleb siis öelda seda, et mitte selle konventsiooni idee kaitsta, ennetada siis perevägivalda, kaitsta naisi vägivalla eest. Mitte see ei ole see, mille pärast Läti konventsioonist otsustas lahkuda. Et minu enda seisukoht on ka, et selleks, et piirata vägivalda, ennetada perevägivalda, tegeleda kõigi nende probleemidega, ei ole vaja mitte mingisugust rahvusvahelist konventsiooni. See on iga endast lugupidava normaalse õigusriigi ülesanne siseriiklike seadustega reguleerida need valdkonnad, mis vajavad reguleerimist. Antud juhul küsimus on selles, et selle konventsiooniga just nimelt surutakse peale revolutsioonilist ideoloogiat. Et see õilis idee, et me kaitseme naisi, kaitseme peresid siis sellise struktuurse vägivalla eest, nagu seal on öeldud. Et selle idee abil tegelikult üritatakse lääne ühiskondadele maha müüa revolutsioonilist ideoloogiat, mis hakkab kohe juba kas või selles samas artiklis 3 mõisted välja tulema. Et kui me siin näiteks loeme, et sugu poolt siis defineeritakse, nagu seal on öeldud, sotsiaalselt konstrueeritud rollid, käitumine, tegevused või omadused, mida antud ühiskond naistele ja meestele sobivaks peab. Selline retoorika on omane just nimelt sellistele feministlikele, revolutsioonilistele autoritele, portaalidele, mis on nüüd jõudnud korraga rahvusvahelise konventsiooni kaudu meie õigusruumi. Ja me leiame sealt edaspidi ka just nimelt eksplitsiitselt selliseid kas diskrimineerimise puhul või haridussüsteemi sekkumise puhul neid näiteid, kuidas siis selle konventsiooni abil tegelikult ei soovita sugugi mitte ainult kaitsta nõrgemaid, nagu siis Kristen Michal, Eesti peaminister, rõhutas, et me seisame alati nõrgemate kaitsel,
vaid tegemist on ikkagi päevselge sellise globalistliku katsega viia revolutsioon veelgi kindlamalt kohalike rahvusriikide õigusruumi, poliitikasse, ühiskonnaellu. See on tegelikult selle konventsiooni eesmärk. Aga ma ei saa jätta muidugi kommenteerimata Kristen Michali seda väidet, et me seisame alati nõrgemate kaitsel. Et see on siis, mille ta tõi välja, kritiseerides Läti parlamendi otsust. Et kui nüüd Kristen Michal ja Reformierakond ja Eesti Vabariigi valitsus tõepoolest tahaksid seista siiralt kõige nõrgemate kaitsel, siis ma tahaks küsida, et mis poliitikat te olete viimastel aastatel ajanud? Te olete ajanud sellist majanduspoliitikat, üldse laiemalt sellist poliitikat, mis on just nimelt kõige nõrgemad ühiskonnakihid Eestis seadnud löögi alla. Majanduslikus mõttes te olete peretoetused ära võtnud. Te olete makse tõstnud, mis löövad kõige vaesemaid, kõige nõrgemaid inimesi, mis löövad kindlasti naisi veel eriti, mis mõjutavad perede toimetulekut. Ja nüüd sa võtad korraga kopsud õhku täis ja sellise paatusega kommenteerid siis lätlaste teise suveräänse riigi otsust, et nad justkui oleksid taganenud kõige nõrgemate kaitsmisest. Et me näeme, kuidas see on Eesti poliitikat iseloomustab silmakirjalikkus, Reformierakond eriti iseloomustab silmakirjalikkus, et kui vaja võtta sellist poosi, mis on siis tegelikult tingitud hoopiski ideoloogilistest kaalutlustest, siis see võetakse ja tegelikult ei lähe neile absoluutselt korda kõige nõrgemate inimeste kaitsmine. Absoluutselt mitte. Kui seda konventsiooni kuidagi kõige üldisemalt kommenteerida, siis võib ütelda seda, et see on võib-olla oma moodus operandi poolest kõige klassikalisem revolutsiooniline dokument üldse. Sest mida ta teeb? Ta looritab revolutsioonilise ideoloogia sellistesse, kuidas öelda, ilusalt kõlavatesse printsiipidesse ja surub need revolutsioonilised ideoloogilised printsiibid sinna ilusalt kõlavate asjade vahele. Nii. Et ilmselge on see, et naistevastane vägivald on ühiskonnas asi, mida tuleb hukka mõista. See on asi, mida igasugune nõrgemate vastane vägivald tuleb ühiskonnas hukka mõista. Ja nagu sa väga lihtsalt ütlesidki, et see on riigi enda regulatsiooni ja enda põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste temaatika. Kuidas riik seda nüüd reguleerib. Nii, ja iga tsiviliseeritud riik reguleerib seda loomulikult ja annab ka tõepoolest igasugustele vägivallatsejatele siis tunda riigi poolset karistusmehhanismi. See on selge. Nii. Aga mida sellised konventsioonid teevad, on see, et nad võtavad ja ideologiseerivad esiteks kogu selle probleemi. See probleem on selles konventsioonis rängalt feministlikult ideologiseeritud. Nii. Ja lisaks panevad sinna juurde põhimõtteliselt kogu nii-öelda revolutsioonilise ideoloogia viimased avantgaard mõisted. Nii. Ja siis meil on äkitselt konventsioon, kus me justkui naistevastase vägivalla poolt olles peaksime hakkama tegelema soodüsfooriatega, peaksime hakkama kaitsma nii-öelda erinevaid soo määratlusi, sotsiaalse soo määratlusi ja kõike muid. Et see on väga kavalalt, süstemaatiliselt tehtud. Et nali on ju selles, et Eesti sai selle liikmeks 2019. aastal 1. veebruaril. Türgi kirjutas ka sellele konventsioonile alla, Istanbuli konventsioon ikkagi, aga 2021. aastal Türgi astus sellest välja, olles enne Lätit siis esimene riik, mis denosseeris selle Istanbuli konventsiooni. Ja tulles nüüd konkreetsete näidete juurde, siis me võime selle Istanbuli konventsiooni lahti võtta ja siin sa juba mainisid seda ühte tasandit, milleks oli soo määratlus. No tuleme selle soo määratluse juurde tagasi, et vaadates siin põhimõttelisi kolmas artikkel, sugupool.
sotsiaalselt konstrueeritud rollid, käitumine, tegevused või omadused, mida antud ühiskond naistele ja meestele sobivaks peab. Ehk siis me ütleme mida? See on kõige klassikalisem feministlik sooideoloogia, et sugu on sotsiaalselt konstrueeritud ja see on roll. See ei ole inimesele loomuomane asi, inimese loomuomane omadus, vaid see on sotsiaalne roll, mille inimesed aktsepteerivad. Siin on fundamentaalne probleem sees kogu selles dokumendis. Nii, kui me ühelt poolt räägime seda, et sugu on inimeseks olemise paratamatu tulem, sa oled kas meessoost või naissoost, nii, inimesena, sul muid variante ei ole, siis siin räägitakse täiesti avalikult sellest, kuidas sugupool on sotsiaalselt konstrueeritud roll. No lähme edasi. Artikkel 4, punkt 3. Tsiteerin. Konventsiooni sätete, eriti ohvri õiguste kaitsemeetmete rakendamine konventsiooniosaliste poolt tagatakse ilma mis tahes alusel diskrimineerimiseta. Olgu selleks bioloogiline sugu, sotsiaalne sugu, rass, nahavärvus, bla, 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 bla. Siin tuleb kogu see nii-öelda litaania. Aga kohe see esimene tasand, mis meil siin on. Olgu selleks siis bioloogiline sugu, sotsiaalne või sotsiaalne sugu. Nii, jälle tehakse äärmuslik ideoloogiline samm. Nii, eraldatakse bioloogiline sugu ja sotsiaalne sugu, mis on kogu transideoloogia aluseks olev ideoloogiline prepositsioon, ideoloogiline alusvundament. Ja nüüd siis justkui selle konventsiooni järgi peaksid riigid kaitsma mitte ainult naisi vägivalla vastu, vaid ka seda sama ideoloogilist alusmüüri, milleks on bioloogilise soo ja sotsiaalse soo eristamine. Noh, täiesti jultunud revolutsiooniline dokument. Nii, neid tasandeid on siin veel ja veel ja veel. Me võime tegelikult need siit võib-olla välja võtta ja vaadata, aga üks peamine tasand on see, kuidas ka siin artiklis 8 räägitakse sellest, et konventsiooni rakendamine eeldab seda, et konventsiooni osaliselt eraldavad asjakohaseid rahalisi vahendeid ja inimressurssi terviklike poliitikate, meetmete ja programmide piisavaks rakendamiseks, et ennetada ja tõkestada käesoleva konventsiooni kohaldamisalasse kuuluvaid kõiki vägivalla vorme, sealhulgas nendeks, mida viivad ellu valitsusvälised organisatsioonid ja kodanikuühiskond. Ehk siis kogu see konventsioon ütleb seda, et valitsused on kohustatud pidama üleval, nii nagu Eesti Sotsiaalministeerium seda teeb, terved MTÜ tööstust, terved liberalistlikule, revolutsioonilisele maailmavaatele tuginevat MTÜ tööstus, mis käsitleb seda sama soolisuse ideed samamoodi nagu see dokument käsitleb seda, ehk siis eraldab bioloogilise soo sotsiaalsest soost ja räägib sugupoolest kui sotsiaalsest rollist, mitte inimese loomuomasest omadusest. Ja no, siin on juba nagu nii mõndagi kommenteerida, nii mõndagi välja öelda. Võtta artikkel 12, et korra mul on siin üks väljakirjutus ja kohe esimene, see ongi nüüd ennetamise peatükk ja üldised kohustused, mida siis riigid, kes osalevad selles konventsioonis, võtavad endale, et juurida välja eelarvamused, kombed, traditsioonid ja tavad, mis tuginevad naiste alavääristamisele ning naiste ja meeste stereotüüpsetele rollidele. Et riigid võtavad kohustuse juurida välja sellised eelarvamused, mis siis näiteks võivad seisneda kristlikus abielu käsitluses, kristlikus meheks ja naiseks olemise käsitluses. Et siin on, häirekellad hakkavad lööma kindlasti ka teiste religioonide puhul. Ma arvan, et Türgis võib-olla see oligi niimoodi, et nad lihtsalt nägid ära, et see on puhas selline läänelik revolutsiooniline ideoloogia.
mis siis üritab juuri ajada ka Türgis, kusjuures Türgi on ju ka selline sõjakalt ilmalik ja läänelikule revolutsioonilisele ideoloogiale ehitatud moodne riik, kuigi see praegune president üritab seda ilmselt natukene seda kurssi seal muuta, aga kindlasti me võime rääkida sellest, kui tänapäeva sellisest euroopalikust revolutsioonilisest väärtusest. See on see, millele siis see Hanah Lahe viitab ja teised, kes ütlevad, et need on nüüd euroopalikud väärtused. Jah, need on revolutsiooni väärtused ja sedavõrd, kuivõrd revolutsioon on Euroopa riigid, Euroopa tsivilisatsiooni üle võtnud, sedavõrd need kuuluvad siis ka, või samavõrd need kuuluvad siis ka selle revolutsiooni väärtuste komplekti. Aga ma vaatan edasi. Aga teeme korra väikese pausi siin ja lähme korra edasi kohe selle järgmise punktiga. Aga see on ikkagi äärmiselt oluline märkida siin, et konventsiooni osalised võtavad siis kohustuse juurida välja naiste ja meeste stereotüüpsetele rollidele rajanevad kombed, traditsioonid ja tavad. Mõtleme nüüd natukene selle peale. Juurida välja ühiskonnast. Need tavad, mis on stereotüüpsetele soorollidele rajanevad. Näiteks seda, et ema tuleb koju või ema üldse on kodune, kasvatab lapsi, üks kõige olulisemaid ema funktsioone ja naise funktsioone üldse riiklikul tasandil. Need on ühed kõige olulisemad inimesed üldse riigis, iga tervemõistuslik riik peaks aru saama, et see on riigi üks alusvundamente, et naine kasvatab psüühiliselt terveid lapsi kodus, mitte kuskil riiklikes kasvatuskombinaatides ja asutustes. Nii, see on nimme üks tema selliseid fundamentaalseid loomulikke, kui te soovite siis stereotüüpseid rolle, mida ta teeb. Isa on see, kes tuleb ja kaitseb perekonda, kes annab selle elatise perekonnale, tuleb loomulikult koju, elab koos lastega, see on truu ja selge abielu. Ma nüüd kirjeldan sellist nagu stereotüüpset nii-öelda abielu käsitlust oma sellistes praktilistes järelmites. Nii. Ja need riigid võtavad kohustuse juurida välja selline käsitlus abielust, mehe ja naise rollidest. Kes te pagan võtaks olete sellised, et te tulete inimeste tavade ja perekonna eluvalikute juurde. Nii, ja selle sama MTÜ tööstuse ja hiljem tuleme välja ka nii-öelda teadlikkuse tõstmise institutsioonide juurde, milleks on loomulikult meediaväljaanded ka, et te peate investeerima meediaväljaannetesse, MTÜ-desse ja teistesse kõikvõimalikesse MTÜ-tööstuse organisatsioonidesse, et juurida välja radikaalselt perestruktuur, pere baasstruktuur, traditsionaalne perekonnastruktuur. See on häbiväärne ja tohutult ohtlik dokument. Ja see läheb ju palju kaugemale sellest perevägivalla ja naistevastase vägivalla küsimusest. Eks ole, et seda kasutatakse ära ettekäändena. Et meil on nüüd ühiskonnas tohutu probleem. Ühes paragrahvis oli räägitud sellisest struktuursest vägivallast. Ehk siis see ei ole lihtsalt juhuslik vägivald, naistevastane vägivald, vaid see on struktuurne. See kuulub nagu selle süsteemi juurde, mis on ilmselt siis eelduslikult tekkinud patriarhaalsest rõhumisest, mees šovinismist ja et siis võidelda selle probleemiga, selleks on meil vaja sellist konventsiooni, mis aitab välja juurida kõik traditsioonilised peremudelid, käsitleb neid kui midagi, mis on, kuulub minevikku, mis on mineviku igandid, puhtakujuline revolutsiooniline ideoloogia ja nagu me näeme, et siis üritatakse riigi võimu, avalikku võimu suunata tegutsema revolutsiooni edendamise nimel. See on tegelikult läbiv teema. Siin, pane korra see artikkel 14 ette, haridus. Jah, see sama esimene punkt kohe ütleb selle ära ilusti. Et küsimus ei ole ainult selles... Võib-olla loeme selle ette korra, et konventsiooni osalised astuvad vajaduse korral vajalikke samme, et lülitada naiste ja meeste võrdõiguslikkuse mitte
mitte stereotüüpsete soorollide, vastastikulise austuse, inimestevahelistes suhetes mitte vägivaldse konfliktilahenduse, naiste vastase soolise vägivalla ning isikupuutumatuse õiguse küsimusi käsitlevad õppematerjalid kohandatuna õpilase arengutasemele, ametlikesse õppekavadesse, hariduse kõigil tasanditel. Ja et selles loetelus, eks ole, mis on jällegi seinast seina, aga seal on mitte stereotüüpsed soorollid. Täpselt. Et me oma seda ideoloogilist propagandat, me ei tee seda ainult MTÜ tööstuse tasemel, see ei ole nii, et et mingid, ma ei tea, kes seal MTÜ-des siis võite ise ette kujutada, kes seal siis istuvad, saavad maksumaksjalt raha ja teevad siis mingisuguseid voldikuid või koolitusi või asju, ei, see läheb riigi haridussüsteemi ja seal tuleb kõigis kooliastmetes tutvustada õppekavades siis neid muuhulgas siis ka mitte stereotüüpseid soorolle. Ja see ei ole ainult tutvustamine, vaid see on, nagu me eelmises punktis lugesime, riigi kohustus välja juurida need mitte stereotüüpsed soorollid. Kaasa arvatud siis juba hariduse õpilase arengutaseme erinevates faasides, kõige esimestes algsemates faasides. No tegelikult minu teada juba Eesti koolisüsteemis neid asju tehaksegi. Et kindlasti siin lapsevanemad ja kellel on kooliealised lapsed oskavad isegi rohkem välja tuua, aga ma olen lugenud, et tegelikult on juba kooliõpikutes need teemad ilusasti sees ja et tegelikult meie haridussüsteem juba töötab selle tegevuskava alusel, mis siit konventsioonist meile praegu vastu vaatab, sest Eestis on ta ju kehtinud tõepoolest vist alates 2019. aastast või mis ajal me nagu liitusime sellega, igatahes üle 5 aasta, et selle aja jooksul juba jõuab üht-teist ära teha. Nii et kui nüüd keegi hakkab ütlema selle kohta, et konservatiivid tahavad ikkagi, et teil oleks õigus naist peksta või et aga teie mudeli järgi ikkagi naine on aheldatud köögis pliidi külge, et see on see, mida te tegelikult tahate, eks ole, sellepärast te räägite selle konventsiooni vastu. Siis vastupidi, siin on ju näha, et kuidas tegelikult see konventsioon läheb palju-palju kaugemale naistevastase vägivalla ja perevägivalla konkreetsetest küsimustest. Ta läheb laiaulatuslikult hariduse kallale, haridussüsteemi kallale, riikliku propaganda juurde, nõudes, et riik siis oma, mitte ilmselt ainult propaganda abil, vaid ka oma seaduste abil, oma õigussüsteemi abil hakkaks välja juurima traditsioonilist perekonna käsitlust, neid traditsioonilisi soorolle. Et asendada nad siis millega? Nüüd tuleks küsida, millega siis kõike seda tahetakse asendada. Et kui riik nagu saeb selle oksa lahti, mille peal ta tegelikult istub, siis millega ta siis asendab selle aluse? Ja, kogu selle dokumendi üheks selliseks ideoloogiliseks baasvõtmeks võib pidada feminismi ühe klassiku teost, Simone de Beauvoir, teine sugupool, kus Simone de Beauvoir tegelikult ütleb lihtsalt, et naine olemine ühiskonnas ongi ainult ühiskondlik roll. See on selline nii-öelda eksistentsiaalne paratamatus, millele naine peab siis kuidagi alluma. Kuni sinnamaani välja, et tema soolisus, füüsiline soolisus on kujundatud ühiskonna nii-öelda siis selle soo stereotüüpse käsitluse poolt. Nii, ja kuidas nüüd siis vabaneda sellest, ongi see, et see tuleb täielikult lammutada. See tuleb täielikult lammutada ühiskonnas tervikuna. Nii, et see kultuuriline sooroll, mis naisele peale on pandud, see tuleb institutsionaalsel ja ideoloogilisel tasandil ära lõhustada, lahustada ühiskonnas. Ja sellisel viisil võib naine olla vaba. Ja see dokument sellele radikaalfeministlikule positsioonile kirjutab ilusti alla, sest ta käsitleb pidevalt kogu aeg struktuurse vägivallana kõike seda, kaasa arvatud. Ja nüüd ongi see küsimus niimoodi. Me oleme korduvalt juba rääkinud sellest. Ta käsitleb struktuurse vägivallana reaalset vägivalda, nii, mis naiste vastu tehakse. Nii. Ja sinna kõrvale
paneb ja asetab mitte stereotüüpsete soorollide läbisurumise ühiskonnas ja nende vastase tegevuse või nende vastase nii-öelda ideoloogilise tegevuse ja konservatiivide argumentatsiooni täpselt samasuguse vägivalla tasemele, nagu seda on, ma ei tea, naisepeks kodus kuskil. Nii. Et keegi peksab naist kodus kuskil. Või meie arutame siin vihuriga soorollide üle, on põhimõtteliselt sama struktuurne vägivald, võrdväärne struktuurne vägivald soorollide ja soolise kuuluvuse vastu. Nii. Ja riik peaks sekkuma meie juttu, sellepärast et kuigi üks füüsiliselt peksab oma naist, siis teised mehed siin arutlevad selle üle, kas ühiskonnas ikkagi peaks mitte stereotüüpsetele soorollidele andma sellist tunnustust, nagu see konventsioon nõuab. Nii. Aga struktuurse vägivalla osad on mõlemad pooled. Nii. See on üks struktuurse vägivalla ideoloogiline tervik, ja küll me sellele naisepeksjale ka väänlame, täpselt samamoodi kui veel Vihurile ja Järvile, kes siin praegu arutavad selle teemal. Nii. Ja see on see peamine probleem ja see on ka probleem, millele konservatiivid kohe, kui see dokument välja tuli juba 2019. aastal tähelepanu juhtisid, et tegu on probleemiga ja loomulikult peamise argumendina kasutatakse kogu aeg seda, et ahaa, no muidugi, konservatiivid tahavad naist peksta. Sellepärast nad on selle dokumendi vastu, eks ju. Ei taha naist peksta. Pole kunagi naist peksnud kodus. Nii, 17 aastat juba abielus olnud, aga ei taha naist peksta. Nii, see on ebaväärikas tegevus on naisepeks. Niimoodi ei saa käituda inimene niimoodi kodus. Eriti veel konservatiiv, eriti veel kristlane. Nii, et aga kogu selle ideoloogilise mitte stereotüüpsete soorollide jutu vastu, kogu hingest, kogu määral, sellepärast et see on transideoloogia, mis siia sisse on pandud ja see ei ole strukturaalse vägivalla küsimus. Ja loomulikult, kui me läheme selle juurde, et mis siis nüüd see konventsioon teeb, nii, kas ta nüüd reaalselt ka inimesi kaitseb? Kas ta reaalselt vähendab ühiskonnas vägivalda, siis me näeme tegelikult seda, et kogu sellised konventsioonid on astronoomilise silmakirjalikkusega kirjutatud dokumendid ja see, kuhu nad ühiskonnas maanduvad, on lihtsalt astronoomiline variserlikkus tegelikult. Sest kui me vaatame, mis toimub Ühendkuningriigis, mis on selle sama Istanbuli konventsiooniga liitunud riik. Mis toimub seal praegu? Laste, naiste vastu. Mida teevad, mida viivad läbi vägistamisdžihaadiga tegelevad moslemi ühendused? Kuidas neid on kaitsnud Briti kohtusüsteem? Kuidas neid on kaitsnud Briti poliitikud, kuidas väikeseid lapsi, tüdrukuid on vägistatud vägivaldsel teel aastakümneid, kui vähe sellele on tähelepanu pööratud ühiskonnas, kuidas seda on kinni mätsitud. Nii, kas see konventsioon on ühelegi nendest süütutest hingedest tulnud kuidagi appi? Kas ta on vähimalgi määral näiteks Ühendkuningriigis jälgi vägistamisdžihaadi kuidagi üritanud takistada? Ei, loomulikult mitte. See on kõik okei, see pühitakse kalevi alla, aga siis võetakse see konventsioon välja, kui on vaja teile peale suruda sooideoloogiat. Kui on vaja sinu lapsi indoktrineerida selles, et soolised rollid ei ole standardsed, et soolisi rolle ei ole, need ei piirdu bioloogilise sooga, meheks ja naiseks olemisega, vaid tuleb vastu võtta ka mitte stereotüüpsed soorollid ja kogu sooideoloogia. Siis pannakse see konventsioon lauale. Kui on vaja kaitsta vägistamisdžihaadi vastu Briti naisi, noori tüdrukuid, seda sama tüdrukut Šotimaal, kes ühes käes nuga ja teises käes kirves kaitses iseennast ja oma õde vist mingisuguse vägistamiskängi vastu. Kui neid on vaja kaitsta, siis pühitakse see sama konventsioon ilusti kalevi alla ja Briti kohtusüsteem jahvatab edasi endise silmakirjalikkusega. No kahtlemata see konventsioon on revolutsiooni tööriist
lammutamaks lääne ühiskonda. See on tema ainuke mõte tegelikult, et anda kätte avalikule võimule, anda kätte ka igasugustele aktivistidele tööriistad või siis õigustus kasutada mingisuguseid vahendeid, avalikke vahendeid selleks, et ühiskonnas läbi viia revolutsiooniline pööre. Ja see läheb tagasi muidugi vana Karl Marxi endani ja teisteni marksistlike mõtlejateni, kes siis defineerivad nagu moodsat ühiskonda kui rõhumisele rajatud ühiskonda. Mitte ainult moodsat, vaid üldse läbi ajaloo inimühiskond põhineb rõhumisel ja selleks, et siis sellest rõhumisest vabaneda, tuleb ühiskond ümber korraldada. Marx pööras väga palju tähelepanu majandusele, tootmissuhetele, aga nüüd uusmarksistid on läinud pehme ehk siis kultuurilise poole kallale ja räägivad kultuuri äramuutmisest, inimsuhetest, traditsioonilisest perekonnakäsitlusest, et seda defineeritakse siis kui rõhumisele rajatud ehk kui patriarhaadile ehk siis meeste ülemvõimule rajatud ühiskonda, mis siis tuleb sellisena ära lõhkuda. Nüüd ma meelega tõin nagu selle aspekti välja, enne kui minna selle aspekti juurde, mida sa just äsja mainisid seoses Suurbritanniaga või ka teiste Euroopa riikidega, kus siis viimastel aastakümnetel on aset teinud tohutu immigratsioon. Kahtlemata ka see konventsioon, kusjuures räägib immigratsiooni või ütleme siis pagulaste vastuvõtmise vajalikkusest. No siin defineeritakse seda, mul ei ole praegu ühtegi artiklit siin välja tuua, aga see oli seal sees olemas, kuidas siis tuleb nagu soodustada ja võimaldada põgenikel siis ikkagi tulla läände. See tähendab, et tegelikult toetatakse nagu ühe käega seda immigratsioonipoliitikat, mis on tegelikult suurendanud, nagu sa ütled, astronoomiliselt naiste ja laste vastast vägivalda euroopalikes ühiskondades. Selle tõttu, et on Lähis-Idast, Aafrikast ja mujalt maailmast tulnud sisse hoopis teisest kultuurist inimesi sellises koguses, et see on hakanud ka ühiskonna üldist kuritegevuse taset mõjutama, kui ka siis kultuurilise käitumise taset mõjutama. Nii et ühelt poolt nagu soodustatakse seda olukorda, kus ühiskonnas tekib järjest rohkem konflikte juurde ja teiselt poolt siis üritatakse nagu võidelda nende probleemidega, sest kui me mõtleme, et islami taustale, siis seal on need probleemid, millega Euroopa võib-olla siin on kokku puutunud peresuhetes, seal on neid ju palju suuremal määral võimendatud. Naiste roll Euroopa kultuuris, kristlikus Euroopas on hoopis midagi muud olnud kui traditsiooniliselt islamiusu ühiskondades. Ja ometi selle koha pealt poliitikud ei ütle mitte midagi. Selle koha pealt ka need konventsiooni autorid ei ütle mitte midagi. Üldse tekib küsimus, et kus kontoris see dokument on nagu välja töötatud. Loomulikult on hiljem saanud siis riikide poolt vastu võetud ja see on üks selline revolutsiooniline suund olnud, aga ma olen üsna kindel, et need paragrahvid, vähemasti need ideed on välja hautud igasugustes MTÜ-des ja muudes sellistes maksumaksja raha peal parasiteerivates feministlikes ja muidu revolutsioonilistes ühendustes, kes siis on suutnud selle ma ei oska öelda, siis rosolje või selle supi maha müüa poliitikutele, kes on ise samuti nakatunud revolutsioonilise ideoloogiaga ja kes siis seda rahumeeli üritavad peale suruda ja kuni sinnamaani välja, et seda nimetatakse nüüd mingisuguseks euroopalikke väärtusi kokkuvõtvaks dokumendiks, kust ei tohi taganeda. See on nagu pühakiri või osa pühakirjast, et meile praegu pannakse kokku pühakirja kaanonit ja see on üks selle kaanoni osa. Me tegelikult veel ei tea täpselt, et mis selle uue pühakirja kaanoni ulatus täpselt on. Aga see on üks selline tekst, eks ole, mis kindlasti on kanooniline tekst ja mida ei tohi selle tõttu
välja heita ja noh, siin me nüüd hakkame nägema, et millised saavad olema mitte ainult siseriiklikud reaktsioonid Lätis, mille kohta on ka juba mõned uudised tulnud ERR-i vahendusel, et kõigepealt oli siin mingi 5000 inimesega meeleavaldus sellest konventsioonist lahkumise vastu, noh tõenäoliselt siis vasakpoolse taustaga inimesed on seda ette võtnud ja et olevat ka korjatud üle 50 000 allkirja lahkumise vastu sellest konventsioonist Lätis siis. Et kindlasti me hakkame nägema ka rahvusvahelist näpuviibutamist ja erinevate ma ei tea, Euroopa volinike ja muude tähtsate tegelaste manitsussõnu, noh Michal on siin juba rääkinud naaberriigi peaministrina, aga Läti võib sattuda surve alla, noh, sest erinevalt Türgist Läti on Euroopa Liidu liige ja need võimalust survestada Läti riiki on Euroopa Liidul palju suuremad kui Türgi puhul, mis on ka palju suurem riik loomulikult. Ja mitte ainult selle konventsiooni ei ole vastu võtnud kõik riigid eraldi Euroopa Liidus, vaid selle konventsiooni on adapteerinud ka Euroopa Liit ise tervikuna. Ühendusena. Nii et siin tuleb tegelikult õiguslik problemaatika välja, et huvitav, kuidas Euroopa Liit sellesse üldse suhtub, et kui üks Euroopa Liidu liikmesriik denosseerib sellise konventsiooni, kuidas nad seda argumenteerivad ja see on väga, väga huvitav punkt alles, et tegelikult on tegu selle revolutsioonilise dokumendi näol on tegu ei millegi muuga kui Euroopa Liidu enda sellise konstitutsiooniga või piibliga või revolutsiooni piibliga, mida üritatakse siis konkreetsetele liikmesriikidele, aga selle kaudu loomulikult liikmesriikide kodanikele peale suruda. Ja see dokument tegelikult annab selgelt juba märku sellest, et kes nüüd siis on need, kes Lätis hakkavad pead tõstma ja kogu seda konventsioonist lahkumist kritiseerima. No me loeme tegelikult artiklist 13 nimega teadlikkuse tõstmine, seda, kuidas konventsiooni osalised on kohustatud edendama ja korrapäraselt ellu viima kõigil tasanditel läbi teadlikkuse tõstmise kampaaniaid või programme, sealhulgas vajaduse korral koostöös riigi inimõiguste asutustega ja võrdõiguslikkuse organitega, kodanikuühiskonna ja valitsusväliste organisatsioonidega, eriti naisorganisatsioonidega, et suurendada avalikkuse teadlikkust konventsiooni kohaldumisalasse kuuluvate kõigi vägivalla vormide ilmingutest, nende tagajärgedest lastele ning sellise vägivalla ärahoidmise vajadustest. Et siin on nüüd ilusti see litaania tegelikult juba kirjas, kes üldse nii Lätis kui igal pool mujal asuvad sellisest konventsioonist taganejaid hurjutama, siseriiklikult ja välisriiklikult. Need on need organisatsioonid, mis on meie enda maksuraha toel riigi nisaküljes parasiteerivad. Need on need organisatsioonid, mida meie enda riik kinni maksab, et meie ajusid pesta. Need on organisatsioonid, mis tegelevad süstemaatiliselt meie enda rahaga, meie laste ajude pesemisega ja mitte stereotüüpsete soorollide juurutamisega nende ajusagarate vahele. Need on kõik võimalikud äärmusfeministlikud naisorganisatsioonid, mida riik toetab meie Eesti kontekstis, feministeeriumid ja muud sarnased LGBT ühingud näiteks. Et tegelikult ühelt poolt on riik selle konventsiooni järgi juba andnud suurema osa nendele organisatsioonidele oma enda ühe käega pikka aega leiba, tööd, aastaid, nüüd siis juba 2019, ehk siis 6 aastat on toidetud kogu seda masinavärki ühe käega miljonite, kümnete miljonite eurodega seda MTÜ tööstust, olles kohustatud läbi viima nii-öelda teadlikkuse tõstmise kampaaniaid ja programme, ehk siis loe propagandat, julma revolutsioonilist propagandat ja nüüd, kui riik peakski denosseerima selle konventsiooni, siis no mida teevad nüüd siis need, kelle elatus sõltub sellest konventsioonist, kelle finantseerimise põhimõtteliselt see konventsioon ette näeb.
et mida need siis peaksid tegema. Loomulikult nad astuvad tagajalgadele, meie nisa on ära lõigatud, riik ei pea enam võtma selliseid kohustusi, kui ta siit välja astub ja loomulikult kogu see seltskond, kes peamiselt saab kasu sellest asjast, astub nüüd tagajalgadele ja hakkab siin nii Lätis kui igal pool mujal korjama allkirju, kogunema mingisuguste roosade vulvamütsidega kuskile peamisele väljakule ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, et et kogu see nii-öelda värviline revolutsioon on sellesse dokumenti sisse kirjutatud ja isegi ära osutatud, et kes need organisatsioonid on, kes seda värvilist revolutsiooni, juhul kui riik peaks otsustama teisiti, ellu hakkavad viima. Ma ei välista üldse, et Lätis võibki tulla värviline revolutsioon, sest ERR vahendab meile siin sellist uudist, pangem tähele pealkirjaga, et Läti Seimi otsus lahkuda Istanbuli konventsioonist lõhestas ühiskonda. Lõhestas ühiskonda. Nii, ja pange tähele, millised jutupunktid siin kõlavad. Ma tsiteerin, Istanbuli konventsioon pani rohkem kui mõni teine teema Läti poliitikuid rääkima ideoloogiast ja poolte valimisest. Ja ma nüüd tsiteerin Läti Seimi liiget Antonina Njanaševat erakonnast või liikumisest progressiivid. Ja tsitaat on selline, kui Venemaa tungis Ukrainale kallale, pidid kõik valima poole, keda toetada. Praegu on meie ühiskonnas tekkinud sarnane olukord. Ka kõik Seimis esindatud poliitilised jõud peavad valima poole. Pangem tähele, nüüd on tsitaat läbi, pangem tähele, et siin tuuakse võrdlus Venemaa-Ukraina sõjaga ja mängitakse sellele, et me peame tegema täpselt samasuguse valiku, ehk siis Ukraina poolt ja lääne kasuks, mitte kindlasti Vene poolt ja Vene kasuks. Et see on samasugune valik siis nagu lätlaste, Läti poliitikute ees. Ja järgmine lõik on siit veel üks lõik eespoolt, ma tsiteerin, hoopis märgilisem on aga see, et kõige suuremad rahvuslased on ühes paadis parlamendi kõige venemeelsematega. Kes võinuks arvata, et rahvuslaste ühendus ja Alekseis Roslikovsi loodud stabiilsus leiavad hääletamiseks üksmeele? No ma ei tea, et EKRE ja koos ja kuidas see siis nagu Eesti oludesse ülekantult oleks ja kõlaks. Ja see nüüd on riigi nii-öelda rahvusringhääling, eks ole, riigi meedia, mis siis meile sellist uudist vahendab, ta toob ära siis võrdluse, et rahvuslased ja venemeelsed on nagu ühte heitnud, neil on üksmeel teatud küsimuses ja siis keegi progressiivne rahvasaadik siin, keda ma tsiteerisin, räägib, et meil on tegemist samasuguse olukorraga, samasuguse valikuga nagu Ukraina sõja puhul. Kõik peavad valima. Ja loomulikult see ei ole niimoodi, et seal on kaks nagu neutraalset või õiget valikut, seal on üks on täiesti õige, teine on täiesti vale valik. Ja sa pead valima sooideoloogia, sa pead valima transideoloogia, sa pead valima LGBT ideoloogia, sa pead valima maha traditsioonilise perekonna, sest see on putinistlik väärtus, see ei ole euroopalik väärtus. Nii et me näeme, kuidas tegelikult see konventsioon on palju rohkem sellest, mida tema kohta väidetakse, et ta võitleb ainult siin, ma ei tea, naistevastase vägivalla ja perevägivallaga ja kas te siis tõesti toetate siis perevägivalda, mis konservatiivid te sellised olete. Et kui selline plaat pannakse käima, see on jah, see sama uudis, kui selline plaat pannakse käima, siis on meil selge, et siin taga on palju rohkemat, siin on kaalul tegelikult väga palju ja võib-olla üks osutus, mida ma tahaksin ka selles saates ära teha, et vaadake, kui sujuvalt. Me juba elame selles inforuumis, et lääne kasuks tehtud valik tähendab, et sa pead võtma lääne revolutsioonilise ideoloogia täielikult üle. Ja kui sa seda ei tee, siis tegelikult räägitakse sinust venemeelsuse võtmes, putinismi võtmes, Ukraina sõja, pigem siis Venemaa toetamise võtmes Ukraina sõja kontekstis. Et ma usun, et see argumentatsioon
mis on muidugi libaargumentatsioon, et see on lihtsalt manipulatiivne võte, et neutraliseerida sinu täiesti õigustatud vastuseisu ja täiesti õigustatud küsimusi. Et siin tembeldatakse juba ette venemeelseks, tembeldatakse juba ette putinistiks ja öeldakse sulle selgelt välja, et sa ei tohi kritiseerida selliseid ideoloogilisi konstruktsioone, mida muuhulgas siis Istanbuli konventsioon ette näeb. Sa pead nad kõik omaks võtma või sa oled vaenlane, sa ei kuulu meie hulka. Sa oled venelaste käsilane. See on nüüd väga oluline punkt, millest rääkida ja mille üle arutleda, sellepärast et see oli niivõrd selge siis, kui algas Ukraina konflikt, Ukraina sõda. Et kogu lääs võtab just nimelt üle selle positsioneerumise ja liberalistid, kes tegelikult oleks pidanud koroonakuritegude pärast istuma Euroopa tribunalide all, omandavad sellise kiire militaarse ümbersünni äkitselt, olles eelnevalt koroonavaktsiinidega juurutanud põhimõtteliselt süstlad, terrorit, sundvaktsineerimist, inimõiguste, trampinud inimõigustel. Nii, need tüübid peaksid istuma tribunalide all. Nii, kaasa arvatud Kaja Kallas, kaasa arvatud kogu Eesti valitsuskabinet. Kaja Kallas esimese valitsuse valitsuskabinet, kes kogu seda koroonadiktatuuri kehtestas. Siis tehti selline väga kiire ümber kehastumine Euroopa sõjapartei saadikuteks ja kõikvõimalikeks sõjaprintsessideks ja sõjaprintsideks siin. Nii. Ja see argumentatsioon oli juba toona väga selgelt nähtav. Ja see argumentatsioon, nagu me näeme siin Lätis, samamoodi kehtestatavad, ei ole kindlasti juhuslik. See on selgelt nii-öelda sõjapartei keskvõimu poolt ja revolutsiooni keskvõimu poolt paika pandud loosung. Nii, et nüüd on aeg tulnud valida täpselt samamoodi nagu sõja ajal. Nii, sa oled kas nüüd Vene pool või oled lääne pool, oled Ukraina pool või oled nüüd Mutini käsilane, Moskva agent. Nii, ja kui sa oled meie pool, siis kogu see väärtusruum on nüüd äkitselt saanud kanooniliseks väärtusruumiks meile. Mäletame seda, et üks Briti ohvitser. Luurejuht. Välisluure või mis ta iganes on. Üks Briti välisluurejuht, täpselt toonane, aastal 2022, ütles, et homoväärtused või homoabielu kuulub olemuslikult lääne ühiskonda ja tegelikult võideldakse selle asja eest, kaasa arvatud ka siis Ukraina sõjas. Ja see kirjeldab kogu seda protsessi, et nüüd ei ole enam, kui te olete poole valinud, mitte mingil viisil valikud selle vahel, et ühiskonna sees võiks olla mingisugune kultuurisõja diskussioon üleüldse, vaid nüüd te tulete ja võtate omaks üks-üheselt selle sama ideoloogilise asja. Palun. Kui sa lubad vahele pista, et ma leidsin selle tsitaadi üles, et tegin kunagi uudisega sellest portaali Meie Kirik. See oli Ühendkuningriigi välisluureteenistuse juht Richard Moore. Ta kuulutas siis 25. veebruaril 2022 Twitteris, ehk siis päev pärast Ukraina laiaulatusliku sõja algust. Ja ma tsiteerin, et kui Ukrainas rullub muret tekitavalt lahti tragöödia ja hävitustöö, peame me meeles pidama neid väärtusi ja raske vaevaga kätte võidetud vabadusi, mis eristavad meid Putinist, millest kõige suuremad on LGBT+ õigused. Kõige suuremad euroopalikest väärtustest on LGBT+ õigused. See meenutab nagu Apostel Pauluse armastus ülemlaulu, eks ole, aga suurim neist on armastus. Et nüüd jääb usk, lootus ja armastus, aga suurim on neist armastus. Aga nüüd selle uue kanoonika kohaselt, uue pühakirja kohaselt on siis suurim neist on LGBT+ õigused. Ja see on siis nagu see, mis on nagu Ukraina sõjas kõige olulisem. Ja muide, vastu ju peegeldab siis patriarh Kirill ju täpselt seda sama, et kas te tahate, et Donbassis hakatakse pidama homoparaade. Et seda ei saa ju lubada. Et tegelikult on mõlemad pooled, nii lääs kui ka Venemaa, kasutanud täpselt seda sama kultuurisõja argumenti, lihtsalt siis Venemaa püüab tõrjuda seda lääne kultuurilist revolutsiooni
hoida seda oma piiridel teemal ja kui sina meie oleme ju sattunud olema lääne poolel, Eesti on Euroopa Liidu liikmesriik, meie siis peame justkui jaatama ja omaks võtma LGBT+, ja loomulikult siis ühe valdkonnana siis selle Istanbuli konventsiooni poolt sõnastatud väärtused, see on nagu meie oma. Siin on ka Siin ma leidsin selle artikli Objektiivist ka üles. MI6 juht ütleb siis tõepoolest, et me oleme Putinist paremad, sest meil on LGBT+ õigused. Et see on nüüd see kvalitatiivne tasand, mis teeb meist ultimatiivselt Putinist paremad inimesed. Meil on LGBT+ õigused. Et kujutada, selline rahvas istub siis Briti luureteenistuse absoluutses tipus. No ta on muidugi ise ka vähemuste esindaja, et see on olnud ka, jah, see on ka nagu teadaolev fakt, et noh, siis see nagu selles mõttes ei üllata, eks ole, aga ikkagi, kui sa mõtled, et tegemist on Briti välisluure juhiga või endise juhiga, ma ei tea, kas ta praegult veel ametis on. Inimesed, kes peaksid olema võib-olla kõige pragmaatilisemad üldse, nii, et mingisugune pederastia ei tule mitte kuskil mängu, kui me räägime riiklikust tasandist. Riiklikust julgeolekust, lääne julgeolekust, siis pederastia ei mängi selles mingit olulist keskset rolli. Nii, aga ei, meile tuleb selline ideoloog vähemuste esindaja, nagu sa ütlesid ja ütleb, et mängib küll, vastupidi, see on meie tuumikväärtus, mida me kogu selles süsteemis tegelikult kaitseme ja see on see, mis teeb meist veel palju ainsana meist paremad, mis on nii-öelda Putinist. Ma ei tea, kas sa saad pärast selle saatega YouTube üles laadida? See on tõsi, jah, et ma ei oska nüüd öelda, et kas ta võib olla, jah, detekteerib selle sõna, mida ma siin praegu, see on tegelikult täiesti klassikaline kreekakeelne sõna, paiderastia. Teame. Et selles mõttes ei tohiks siin olla... Konservatiivid õigustavad ennast alati sellist argumente. Ei tohiks siin olla mingisugust nagu probleemi otseselt, aga üks tasand on küll nagu huvitav, on see, millele ma tahtsin ka peatuda, on see, et me näiteks Ragnar Kond Riiast tuleb kohe välja sellise uudisega ja ta paneb siis pealkirjaks väga huvitava asja, mis on märgiline tegelikult. Läti Seimi otsus lahkuda Istanbuli konventsioonist lõhestas ühiskonda. See on väga huvitav olukord, et siis kui tulevad progressistid ja hakkavad ühiskonda ja revolutsionäärid ja toovad oma täiesti meelevigased programmid ühiskonna ette, hakkavad neid läbi suruma, hakkavad abielu rüvetama, hakkavad perekonna tähendust muutma, hakkavad soolist kuuluvimist ümber defineerima, siis see ei kvalifitseeru mitte mingil kombel ühiskonna lõhestamisena. See on lihtsalt täiesti tavaline, normaalne projekt, millega ühiskonnas edasi liikuda, millega anda inimestele õigusi. Progress, aga siis, kui tulevad inimesed ütlevad, et kuulge, läheme nüüd tagasi sellele normaalsele, tervemõistuslikule, normaalsele lääne alusele, mees on naine, mees ja naine on naine, mitte ema ei ole isa ja isa ei ole ema, nagu meile ütles Liisa Pakosta. Nii, et need tavalised asjad, mille peale kogu meie lääne ühiskond on viimaste aastakümneteni siin toiminud, see on ju viimase mingi 10 aasta problemaatika, millest me räägime 2700 aastase Euroopa tsivilisatsiooni raames. Nii, siis ei, see asi, et me tagasi läheme, lõhestab ühiskonda ära. Ja loomulikult, see on jällegi üks selliseid peamisi jutupunkte, aga huvitav on see, et ERR võtab väga selgelt positsioneerub tegelikult kaasa arvatud selliste pealkirjadega ilusti, väga selgelt revolutsiooni toetavaks väljaandeks, et otsust lahkuda Istanbuli konventsioonist lõhestab ühiskonda. Nii. Aga selle konventsiooni peale surumine, Läti laste soolises indoktrinatsioonis ei nähta mingit probleemi, LGBT ideoloogia juurutamises ei nähta mingit lõhestamisprobleemi, ainult siis, kui tullakse tagasi tõelise ja loomuseadusliku ühiskonna printsiipide juurde, siis on lõhestamine. Seda võite te näha ja hakkate nägema tegelikult igal pool, kus konservatiivid üritavad midagi tagasi pöörata. See sama jutupunkt, see sama pealkiri
võib tulla igal pool välja. Ma tahaksin tulla just Eesti juurde nüüd, et tegelikult see samm kahtlemata on hästi inspireeriv meie naaberriigist, eks ole, mis on meile sarnase taustaga, ajaloolise taustaga, kultuurilise taustaga, väga lähedase taustaga. Et kui Eesti konservatiivid peaksid võtma Istanbuli konventsioonist lahkumise päevakorda, ma usun, et seda tuleks teha kindlasti. Loomulikult tuleb. Seda tuleb loomulikult teha ja mitte ainult siis Istanbuli konventsioonist lahkumine, vaid ka abielu defineerimine sellisena, nagu ta tegelikult meie põhiseaduses on ette nähtud. Ka sinna tuleb tagasi minna, ka see ratas tuleb tagasi keerata. Samuti kooseluseaduse temaatika tuleb uuesti lauale panna. Siin on terve rida neid revolutsioonilisi läbimurdeid, mis on Eesti ühiskonnas tõesti meile peale surutud, mida ei nimetata ühiskonna lõhestamiseks, vaid mis ongi käsiteldud progressina. Konservatiivid peavad kõik need küsimused võtma ette. Ja nüüd me tegelikult näeme, et mis hakkab ka Eestis juhtuma. Kui see võetakse ette näiteks peale 2027. aasta Riigikogu valimisi. Sest praegu on selge, et liberaalide võim keeldub selliseid asju arutamast ja nende huvides ei ole midagi tagasi keerata ja ära muuta. Et enne järgmise Riigikogu valimisi ei ole lootustki, et me saame ainult probleemi tõstatada ühiskonnas, adresseerida, rääkida, saateid teha ja nii edasi, aga me poliitiliselt on üsna lootusetu võtta need teemad enne uusi valimisi lauale. Nüüd küsimus on selles, mis hakkab pärast valimisi saama, et millised jõud moodustavad koalitsiooni, kas konservatiivsel rahvaerakonnal on jõudu need teemad lauale tuua ja kui on jõudu need teemad lauale tuua, siis kas on võimalik ka läbi suruda, ehk siis võimalikele koalitsioonipartneritele ka selgeks teha. Me oleme tegelikult juba näinud ju seda, kuidas nii Isamaa kui ka Keskerakond on andnud mõista, et tegelikult see ei olnud ilus, mida nüüd abielu institutsiooni ümberdefineerimisega ette võeti, aga et nemad seda tagasi pöörama ka ei hakka. Et küsimus on selles, et tegelikult sellel peaks olema ühiskonnas väga suur toetus kogu selle revolutsioonilise programmi tagasipööramisel. Ja selle toetuse, ühiskondliku toetuspinna tekitamise ja kasvatamise nimel tuleb tõsiselt tööle hakata, sest muidu ei ole see võimalik. Ma ei usu, et mingisugused koalitsiooni läbirääkimised või mingid poliitilised kombinatsioonid suudavad tegelikult seda revolutsioonilist pööret peatada ja tagasi keerata. Siin peab olema tegelikult ühiskonna suur toetus. Kui me vaatame kas või seesama uudis Läti kohta, kus toodi välja, et juba üle 50 000 allkirja on antud, et siis mitte lahkuda sellest Istanbuli konventsioonist. Et see on kahtlemata liberaalsem osa ühiskonnast, progressiivsem nii-öelda jutumärkides, progressiivsem osa ühiskonnast ja neid ei ole mitte vähe. Eestis on see tegelikult võib-olla isegi veelgi ulatuslikum, et millegi pärast on revolutsioonilistel ideedel Eesti ühiskonnas kandepinda. Ja see on asi, millega tuleks ka tegeleda, et miks see nii on. Tegelikult oli juba Eesti Vabariigi sünniaegadel 1918, me teame ajaloost, kuidas siis tegelikult punased olid asutavas kogus ikkagi väga suures ülekaalus, erinevad sotsialistid ja kommunistid ja mis nad seal kõik olid. Ja ka praegu on Eesti, mingi osa Eesti elanikkonnast kuidagi väga vastuvõtlik sellistele revolutsioonilistele ideedele. Ja seda temaatikat tuleb täpselt samamoodi silmas pidada, et me suudaksime ka inimesi veenda selles, et meil on vaja tagasi pöörduda normaalsuse juurde. Absoluutselt. Ja kahtlemata tuleb igasugune revolutsiooniline niinimetatud progress või võltsprogress tagasi pöörata, et siin ei ole üldse mingit küsimust ja konservatiivid peavad tegelema sellega. Et vastasel korral, kui me ei tegeleks sellega, siis me oleksime võltskonservatiivid. Me oleksime need konservatiivid, millest räägib Gilbert Chesterton, kellest ütleb, et ühiskond on jagunenud konservatiivideks ja liberaalideks. Liberaalide töö on teha ja viia ellu
kõikvõimalikud jamad ja konservatiivide töö on kõik need samad jamad konserveerida ja säilitada. Et see on olnud see revolutsiooni edenemise protsess Inglismaal, täpselt muuseas niimoodi ongi läinud. Et liberaalid on asjad ellu viinud ja konservatiivid on öelnud, et need on nüüd meie patrimooniumi ja kultuuri osad ja siit sellest me enam ei loobu. Eks see on selline kõige parem indikatsioon võlts konservatiivi tuvastamiseks. Tegelik, ja mina ütleksin siis juba reaktsionäär ja vasturevolutsionäär peab lähtuma sellest, et kõik need ühiskonnale täiesti ilmselgelt kahjulikud, kultuurile hävituslikud protsessid tuleb tagasi pöörata ka seadusandlikul tasandil. Abielu tuleb asetada loomuseaduslikule alusele, perekond tuleb asetada loomuseaduslikule alusele, Istanbuli konventsioonist tuleb välja astuda ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Need on ainult esimesed sammud tegelikult. Siin on veel väga palju teisi ja ei ole praegu meie saate teema. Aga ühte tasuksin küll ikkagi jälle esile tuua, kuidas meie eestikese poliitikutel puudub igasugune diplomaatiline võimekus üleüldse. Et see, et Kristen Michal, meie peaminister, tuleb esile päev peale Istanbuli konventsiooni denosseerimist Läti parlamendi poolt, mis ei ole tegelikult veel ultimatiivselt vastu võetud, et see peab läbima ka siis presidendi poolse positiivse otsuse, nii nagu meil ka Eestis. Siis tuleb Kristen Michal välja ja juba väga jõulise terminoloogiaga tuleb Läti sisepoliitilist otsust, väärtuspoliitilist otsust kommenteerima. Nii, mis see sinu asi on, Michal? Mida teeb Läti? Mis see sinu asi on? See oleks peamine küsimus, mida nüüd Läti poliitikud võiksid küsida. Teie tegelege oma maksutõusudega seal Eestis. Teie tõstke veel alkoholi hinda, et me saaksime Läti piirikaubanduse uuesti käima tõmmatud. Nii, et te tegelege oma enda riigi hävitamisega, aga see, kuidas meie kaitseme oma enda poliitikat siin Lätis, kuidas me kaitseme enda kultuuri, oma lapsi ja milliseid väärtuspoliitilisi otsuseid me vastu võtame, see ei kuulu teie konkreetsesse huvigruppi praegu, huvialasse, hea Michal. Nii. Ja mind ajab hirmsasti närvi selline olukord, kuidas Eesti poliitikud võtavad suu täis kõikvõimalike välispoliitiliste probleemide peale. Olgu Gruusia sisepoliitiline olukord. Tsahkna käib ja karjub seal Sakartvelo. Olgu nüüd see sama olukord siin Lätiga. See ei ole teie asi. Pidage oma suu kinni. Nii, selles väärtuspoliitilises küsimuses. Nii. Loomulikult nad ei oska seda teha, sest nad näevad ennast ühtse euroopaliku unipartei, siis sellise ühtse partei liikmetena, kelle eesmärgiks ongi ühtse väärtusruumi garanteerimine Euroopale, nii nagu Hannah Lahe selle välja ütles, et see on Euroopa väärtuspoliitika. Nii, aga nüüd meie peame küsima loomulikult seda, mis Euroopa väärtused need sellised on. Need on revolutsioonilise Euroopat hävitava väärtusruumi küsimused. Need on sellise ideoloogilise monstrumi nagu Euroopa Liidu poolt edendatud väärtused. Need on võltsväärtused, mille eesmärgiks on Euroopa kristliku, loomuseadusliku tsivilisatsiooni hävitamine. Nii, need on teie väärtused. See on selle puugina, parasiidina Euroopa vundamendil parasiteeruva süsteemi väärtused. Nii, mis pühitakse kunagi ära. Pühitakse niimoodi ära, et tast ei jälgegi järgi. Kunagi see monstrum läheb oma enda teed ja vajub põrmu. Aga praegu ta teeb veel kahju. Praegu ta on veel siin. Ja kõik me peame teadma, et mis on õiged Euroopa väärtused ja millised on selle võlts Euroopa, selle teemonliku revolutsiooni väärtused, mis meile peale surutakse. Ja tegelikult ma mõtlesin veel ühte teemat väga kiiresti kommenteerida. See on see, millest väärtuspoliitikas ütleski või rääkis meile siin hiljuti
Gruusia tänavatel karelnud ja tantsinud, valitsusmeelses protesti tantsinud meie välisminister Margus Tsahkna, kes ütleski, et ja mainis ta siis Eesti 200 ühte kõige nagu tõsisemaid saavutusi. Ja kõige tõsisemate saavutuste hulka loetleb ta alati abielu rüvetamise. Ma tsiteerin, oleme ausad, kõik on unustanud selle suhteliselt nõmeda ja alandava konflikti, mis Eesti ühiskonnas oli 10 aastat tagasi, mis puudutas samasooliste inimeste abielusid. Selle suure muutuse me tõime. Täna teema on laualt maas, see on väga suur nihe pigem liberaalse normaalse ühiskonna poole. Nii, siin on siis Margus Tsahkna, kes räägib meile sellest samast liba euroopalikust saatanliku revolutsiooni väärtusi kajastavast Euroopa kultuuriruumist. Nemad on olnud selle väärtusse maaletoojad, et abielu võiks Eesti Vabariigis ära rüvetada. See on Margus Tsahkna pärand ja Eesti 200 pärand Eesti kultuuriruumile, Eesti ajaloole. Olete uhked, jah? Kuidas on, et võite omale tulevikus kohe kindlasti tuhka peale raputada. Teid mäletatakse kõige nõmedama ja jälgima seltskonnana Eesti Vabariigi ajaloos, aga see on selline nägemus, mis sellel seltskonnal on endast, et nemad on toonud progressi maale. Aga Margus Tsahknale võiks tegelikult vastu ütelda seda, et ei ole see konflikt veel maas siin midagi. Alles vaatame seda asja, mis selle teemaga siin praegu tuleb. Küll me seda asja veel näeme, ei ole see laualt see konflikt maas veel midagi. No Eesti 200 on küll laualt maas. Eesti 200 erinevalt sellest konfliktist on maas, aga konflikt ise ei ole. Kusjuures, kui ta nüüd väidab sellest samast tsitaadist, kui sa paned selle korra tagasi, et meil oli ühiskonnas siin vaata, et 10 aastat ja rohkem kestnud konflikt, mis puudutas samasooliste inimeste abielusid, siis minule tuleb küll meelde hoopis midagi muud aastal 2014 või 2013, kui kõik need nii-öelda progressiivsed poliitikud, eriti Reformierakonnast, kinnitasid, et mitte keegi ei taha muuta abielu. Ärge muretsege, mis te paanitsete, see on vale. Vooglaiud ja Järvid ja kõik need tagurlased siin valetavad meie peale. Keegi ei taha muuta abielu. No Kaja Kallas veel aastal 2020 septembri alguses ütles, et mitte keegi, et tema ei tea Eesti poliitiliste jõudude hulgas mitte kedagi, kes tahaks abielu institutsiooni ära muuta. Ja kõigest läks mõni kuu mööda, kui siis see teema korraga toetus siis nüüd abielu muutmisele pandi lauale 20. aastal või siis 21. aastal, eks ole. Et juba see on iseendast vale, mida Tsahkna ütleb, et 10 aastat nagu oleks siin tahetud abielu, oleks käinud võitlus abielu. Jah, loomulikult käis võitlus abielu pärast. Konservatiivid said algusest peale aru. Meie rääkisime 2012. aastal, et võitlus käib abielu peale. Et kooseluseadus ei ole mitte midagi muud kui samm selle suunas, et abielu ära rüvetada. Eks? No nüüd ta seda tunnistab tegelikult, et tegelikult käiski, et tegelikult nad valetasid ja konservatiividel oli õigus. Ja loomulikult, kas me peame siis olema nõus sellega, mida nad kokku valetasid. Ma olen ka sinuga selles mõttes sama meelt, et loomulikult see võlts Euroopa või väär Euroopa kaob. See Euroopa sotsialistlike vabariikide liit, nagu ta on, see kaob. Mille pärast Eesti poliitikud nagu Tsahkna või Michal võtavad kogu aeg sõna, olgu Gruusia, olgu Läti siseasjade osas. Nad võtavad selle pärast, et nad käsitlevad Lätit ja ka Gruusiat, mis küll ei kuule Euroopa Liitu. Nad käsitlevad neid samamoodi selliste sotsialistlike vennasvabariikidena. Nii nagu Nõukogude Liit sekkus Tšehhoslovakkias 68. aastal, nagu ta sekkus Poolas. Poolas küll selles mõttes kaudselt, et tegelikult Jaruzelski ja tollane kommunistliku Poola võimulatvik tegi selle võimuhaaramise seal või korra majja löömise ise ära, et vältida siis Nõukogude Liidu vägede sissetungi Poolasse. Aga Ungari 56. aastal, tähendab, kommunistliku internatsionaali ei jäta külmaks see, kui mingisuguses liidu vabariigis tõstavad pead sellised tagurlikud, nagu nad ütlevad, konservatiivsed jõud ja muudavad midagi ära, mida nemad on juba arvanud, et see on laualt maas, nagu Tsahkna ütleb.
See on see põhjus, et siis kaob ära igasugune diplomaatia või üldse aru saam sellisest riigimehelikust käitumisest. Tõepoolest, me võime küsida normaalsetes oludes, mis on Michali asi kommenteerida Läti parlamendi otsuseid, Läti rahva esindajate otsuseid. Kas Michalil on Läti rahva mandaat? Ei ole. Kas tal üldse Eesti rahva mandaatigi on, eks ole, tal pole ju toetustki enam midagi, eks ole, natuke üle 10%, eks ole, mis tal isiklikult veel on. Ja tema võtab suu täis ja kommenteerib Läti rahva esindajate otsuseid. Või kui kargab Tbilisis kuskil opositsiooni meeleavaldusel Eesti välisminister Margus Tsahkna, mis on see tema asi? Kommenteerida või osaleda Gruusia sisepoliitikas, nõuda seal mingisuguste sammude astumist, mingisuguste poliitiliste otsuste tegemist. Ei ole tema asi, aga ta teeb seda sellepärast, et ta käsitleb seda sellise venaliku, sotsialistliku internatsionaalina. Aga Nõukogude Liit ei jäänud püsima. Kogu see Komintern ei jäänud püsima. Sotsialistlikud vabariigid, Varssavi pakt, kõik need on saanud ajalooks, nad on kadunud ajaloo prügimäele, neid ei ole enam. Ja täpselt samamoodi läheb Euroopa Liiduga, selle praeguse Euroopaga ja konservatiivide ülesanne on töötada palehigis selle nimel, et esiteks selle tulemuseni jõuda, et see ei tähenda ainult poliitilist aktivismi selles mõttes, et kuidas võita valimisi, kuidas tänavatel korraldada mingeid meeleavaldusi, et seda muidugi ka, see on poliitilise võitluse osa, aga kahtlemata tuleb teha ka sellist kultuurilise harimise tööd. Et tõepoolest inimestele üritada selgitada üha rohkem, üha paremini, üha selgemini, mis on tegelikult selle õige Euroopa väärtused, millele me oleme rajatud. Ja ma olen üsna kindel, et tegelikult Ameerika Ühendriikides on juba need muutused alanud, kuhu nad välja viivad, eks me näe ja kas nad ka Euroopasse jõuavad ja mis kujul me näeme seda, aga ma olen üsna kindel, et see monster variseb kokku ja läheb ka see ideoloogia. Kukkus kokku kommunistlik internatsionaal, kukub kokku ka liberalistlik internatsionaal, mis on mõlemad ühe puu erinevad oksad, ütleme nii. Samast Lättest on nad tulnud ja samasse kohta viivad välja. Ütleks, et idegi Marxist sügavamal tasandil, mis on palju olulisemad või veelgi tõsisema revolutsioonilise liikumise baasjuurtest välja kargavad nagu kaks oksa, välja kasvavad Euroopa Liidus või Euroopas, Euroopa ajaloos. Aga meie saateaeg hakkab läbi saama ja mida ütelda? Eelkõige see, et müts maha Läti parlamendi ees ja Läti rahvale palju õnne, et teil selline parlament on. Väga hea otsuse tegite, väga hea, et esimesena siit Baltikumist sellest ideoloogilisest monstrumist välja astusite ja suurepärane, et selline samm sai Läti parlamendi poolt tehtud. Ma arvan, et selles on osa ja mitte väike osa sellel pisikesel majal siin, mis on Läti parlamendi kõrval. See on Läti katoliku kiriku kabel ja seal on Pühima sakramendi adoratsioon 24/7, nii palju kui mina tean. Ehk siis Jeesus Kristus tõeliselt kohal oma inimlikkuses ja jumalikkuses. Et see on üks selliseid märke kindlasti. Minul oli see väga suur üllatus katoliiklasena, et selline kabel seal vahetult Läti parlamendi juures külje all on. Aga aitäh sulle, Veiko, siin saates osalemas. Minul on juba hääl läinud, nii et nüüd siis tuleb järgmises saates kosuda natukene. Aitäh kutsumast!